Tere tulemast siis veebiseminarile teemal TEDi Web Components ja XGIS 3D kasutaja kogemus ja kasutajaliides. Meil valmis kaardilahenduse kasutajakogemuse kasutajaliidese disain, mis on nüüd välja pandud TEDi disainisüsteemi juurde ja sellest siis tänane veebiseminari sisu põhiliselt koosnebki erinevatel teemadel, räägivad nii ministeeriumist kui TEIKost inimesed ja ka siis selle disaini tegijad Bitwebist. Ja alustamegi siis pihta, et annaksin sõna Eevale ja kes siis ettekannet teeb, saab ekraani üle võtta, et saab vajadusel oma slaide näidata. Tere, mina olen Eeva Looletsis ja mina olin Kemiti poole projektijuht selles projektis ja räägin natukene, miks selline asi üldse sai tehtud. Jagan kohe ekraaniga. Tänaseks päevaks on suur osa riiklike veebilehtede kasutajaliidestest üsna ühte nägu lihvitud. Et nii väljanägemise kui kasutajakogemuse poolest. Ja juhised selleks on ette andnud riiklik disainisüsteem Veera, mis RIA algatusel loodi juba 2018. aastal. Aga seni oli Veeras puudu kaardiakent kirjeldav osa. Nii et kui vaatame riiklike infosüsteemide osaks olevaid veebikaardirakendusi, siis need on olnud seni pigem erineva näo ja erineva kasutajakogemusega, sest et iga selline rakendus on arendatud vastavalt tellija vajadustele ja vastavalt siis tellija visioonile, aga omamata sealjuures riiklikke disainijuhiseid. Ja samal ajal väga suur osa nende kaardirakenduste funktsionaalsustest tegelikult kattub. 2023. aastal viidi toonase Maa-ameti tellimusel läbi Geo 3D ärianalüüs, mis tõi välja ka vajaduse ühtse riikliku kaardiakna järele, mis siis pakuks ühtset kasutajakogemust, ühtset disaini, millel oleks 2D tugi, 3D tugi ja mida oleks lihtne kasutusele võtta ja mis oleks avatud lähtekoodiga ja keskselt seega hallatav. Ja nendest vajadustest lähtuvalt sai eelmise aasta lõpus siis kokku pandud hange Maru ja Kemiti poolt lähteülesandega luua riikliku disainisüsteemi juurde, milleks sel hetkel oli Veera kaardiakna plokk, mis oleks sobilik siis 2D ja 3D kaardirakendustele, mis kirjeldaks ära veebikaardiakna väljanägemise ja kasutajakogemuse. Ülesanne oli siis analüüsida 2D andmete poole pealt XGIS 2 kaardirakendust ja e-ehituse platvormi kaardirakendust, millel on olemas 3D vaade. Ning nende disainide pealt siis luua uus ühtlustatud kasutajakogemuse ja ühtlustatud kasutajaliidesega disain, mis oleks sobiv mõlemale nii 2D-le kui 3D-le ja mis järgiks Veera disaini. Ja funktsionaalsuse kirjeldamisel võeti samuti aluseks need 2 nimetatud kaardirakendust. Ja loodav disain pidi kohalduma nii mobiilile, tahvelarvutile kui ka suurema ekraaniga seadmetele. Ja see disain oleks siis aluseks nimetatud riiklikule kaardiaknale, kaardiakna loomisele. Selle hanke võitis ja
töö teostajaks sai Bitweb ja töödega alustati selle aasta veebruaris. Projekt oli juba käimas, kui kevadel tekkis põhimõtteline küsimus, et kas Veera asemel tuleks kaardiplokk disain üles ehitada hoopiski TEDi peale. Ja põhjuseid oli selleks mitmeid. TEDi, olles küll Veera üks haru, oli edasi arenenud palju jõudsamalt kui Veera ja sisaldas juba valmis arendatud ja kasutatavaid komponente, mis näiteks kasutusel ka e-ehituses. Ja samal ajal tekkis ka arutelu selle kohta, et kas TEDist võikski saada Veera asemel riiklik disainisüsteem, et mitte pidada siis 2 paralleelset haru üleval. Ja võtsime oma projektis vastu otsuse, tagantjärele õige otsuse, et läheme edasi TEDi suunal ja tegime vastava muudatuse oma lähteülesandes. Tööd said edasi minna ja ütleme, et suvepuhkuste alguseks oli asi valmis. Ja projekti tulemusena on siis nüüd TEDi keskkondades Figma disainikomponendid, dokumentatsioon Zeroheightis ja arenduskomponendid koos TEDi GitHubis. Ja sellega mina oma sissejuhatuse lõpetan ja annan sõna üle järgmistele ettekandjatele, kes siis saavad rääkida kõigest juba täpsemalt edasi. Ja, aitäh. Annan sõna Joelile, kes räägib siis riikliku disainsüsteemi tulevikust. Tere kõigile ja aitäh Eeva selle hea sissejuhatuse eest ja ülevaate eest sellest projektist. Mina olen Joel Kutsuba, Justiits- ja Digiministeeriumis teenusedisaini nõunik ja natukene siis annaks ülevaadet viimase aja arengutest ja ka mõned mõtted tulevikust. Meil toimusid paralleelsed arutelud, et mis saab meie riiklikust disainisüsteemist edasi, sest et olukord, millega Maamets ja Kemit olid silmitsi, on päris paljud teised projektid ka olnud silmitsi, et kuidas saada riigiüleselt ikkagi disainisüsteem tööle. Ja hea meel on siis anda ka mingis mõttes esimest korda sellisel avalikul sõnavõtul ka teada, et juunikuus saime me ka tippjuhtidega jõudsime otsuseni, et riigiülese disainisüsteemi juhtimise ülesanne antakse üle Riialt TEHIKule. Hetkel oleme vormistamas seda lepingusse, aga võime siinkohal täiesti välja öelda, et TEHIK hakkab vedama riigiülest disainisüsteemi arendust ja juhtimist. Ja sellega seonduvalt võetakse aluseks TEDi disainisüsteem ja käesoleva pool aastal hakkame välja töötama ka riigiülese juhtimismudeli väljatöötamist selleks, et siis disainisüsteem oleks kõigile kättesaadav ja kasutatav. Ja siit edasi olekski eesmärk, et me liiguksime üle ühele disainisüsteemile, et mille aluseks saab TEDi olema kindlasti ja mille siis edasiarenduse ja juhtimisotsuseid hakkab ka TEHIK ja TEDi tiim vastu võtma. Ja oluline ongi see, et me lähtuksime ühest disainisüsteemist ja saavutaksime päriselt üleriigilise taaskasutuse. Aga ma hetkel sellega lõpetan. Aitäh, Joel. Edu sulle. Ja. Aga Siret siis. Jah. Mina olen Siret Tuula, mina olen TEHIKust ja mina olen siis TEDi projektijuht ja tooteomanik ühes isikus, natuke jalaga ka teenusehaldur. Ehk siis TEDi kui selline sai alguse tegelikult 2 aastat tagasi
ja see tuli tegelikult TEHIK-u nagu sisevajadusest, et meie enda partnerid, kes ehitasid Staari ja teisi, nad hakkasid koguma lihtsalt kokku kõiki neid komponente ja tekkis selline suurem kogum, mida siis hakati omavahel ka ristkasutama üle erinevate projektide ja see kuidagi jõudis selleni, et üks arenduspartner sai liiga suure nagu koormuse enda peale seda vedada. Ja siis meil tekkis vajadus nagu keskselt seda juhtida ja siis selle jaoks oli tegelikult juba TEHIK-us olemas UX-UI tööde tellimise hange, kust siis me otsustasime näpistada natukene Bitwebi aega ja võtsime nad seda tol hetkel siis nimega disainipesa seda kogumikku keskselt juhtima. Alguses oli plaan lihtsalt teha väike code review ja vaadata üle kogu see library ja natukene võib-olla juhtida seda ristkasutust. Aga kui Bitweb pardale astus, siis selgus nagu konkreetne vajadus ikkagi seda natukene rohkem korrastada, võib-olla teha teda üldisemaks ja rohkem nagu kogu majale sobivamaks, et ta oli liiga võib-olla ühe projekti nägu. Ja nüüd me olemegi siin 2 aastat hiljem. Meil ei ole olnud tohutult palju arendusraha, aga me oleme kuidagi suutnud ennast töötada ikkagi üsnagi nagu nii-öelda mainekaks disaini kogumikuks ja me alustasime Reacti koodiga. Nüüd meil on juba ka päris hea baas Angulari koodi ja see riigiülene või riigiüleseks saamise uudis ei olnud ka meie jaoks võib-olla selline väga selge tee kunagi, et me tahtsime olla need, kes me olime. Me tahtsime olla üks osa veerast, kes panustab tagasi nii võib-olla nagu te mõtlesite seda kaardirakenduse komponentide kogumit, et teha kusagil majas valmis ja siis anda Riiale tagasi juhtida seda või hallata, et siis me mõtlesime oma majas natuke samamoodi. Aga kuna see arenduste kõver kuidagi kappas hea kimaga minema, siis meile tuli huvilisi ka väljaspoolt maja ja ühel hetkel tekkiski see dilemma, et kumba siis kasutada, et Tedi tundub olevat rohkem valmis, baseerub Veeral, oleks jube lihtne juba kasutusele võtta, miks me siis hakkame ise tegema otsast peale ja no siis me jõudsimegi otsaga ministeeriumi arutelu huvipunkti ja siin need otsused on niimoodi sündinud. Tedi kasutuselevõtt, tegelikult mu kogu selle teema pealkiri vist oli see, et kuidas kasutada ja mis on nagu kasutustingimused. Et Tedi kasutuselevõttu me oleme teinud kõikidele kohutavalt lihtsaks ja kättesaadavaks, et meie kõige suurem eesmärk ongi olnud alati avatus ja seetõttu me olemegi kolinud kõigega avalikult kättesaadavaks. Me kolisime koodiga ja Storybookiga GitLabi. GitHubi, vabandust. GitLabis me olime, sealt me kolisime GitHubi. Kogu disaini jaoks võtsime kasutusele TEHIK-us Figma ja siis kogu dokumentatsiooni panime Veera eeskujul siis Zeroheiti. Ja nüüd siseriikliku või üleriiklikuks liikumisega oleme me jõudnud olukorda, kus me peame laiendama seda Figma ideed, et kui meil enne oli TEHIK-u Figma, kus siis istusid küljes ainult meie enda majasisesed projektid, siis me näeme täna vajadust selleks, et me liiguksime eraldi nii-öelda Tedi Figmale ja tõstaksime TEHIK-u projektid, mis ei ole Tediga seotud täna, tõstaksime sealt eraldi väiksemasse siis TEHIK-u Figmasse ja me juba oleme võtnud siis praegu veel TEHIK-u Figma külge erinevaid väliseid projekte ka, kes saavad siis nendele disainifailidele palju lihtsamalt ligi. Et Figma enda tänane võimekus ei võimalda seda, et väliseid partnereid võtta niimoodi juurde, et nad saaksid kasutada seda disaini sugust kitti ilma selleta, et nad peaksid kogu aeg üle kopeerima uut versiooni. Et siis ainus võimalus on tuua kõik kokku ühte Figmasse.
ja kui keegi tahab täna võtta TED-i kasutusele, siis ta saab seda teha väga efektiivselt ka juba ise minnes selle meie Zero-Hite'i lehele, mis on tedi.tehik.ee täna. Ja ta saab sealt Zero-Hite'ist kogu info, seal on komponentide info, disaineritele info, kõik alustamiseks vajalikud sammud on seal ära selgitatud, aga mida me oleme püüdnud teha, siis TED-is väga kuidagi tugevalt on ka isiklikud onboardingud ehk siis kõik projektid, kes meil on tulnud väljaspoolt maja ja ka seespoolt maja, et nendele me oleme teinud sellise 1 kuni 2 tunnise onboardingu koosoleku, kus me räägime tegelikult sedasama juttu mõnes mõttes, mis on Zero-Hite'is kõik olemas, aga me saame niimoodi võib-olla personaalsemalt läheneda just selle projekti vajadustele ja vaadata peale mõnel juhul ka juba olemasolevatele asjadele ja kuidas siis neid näiteks üle tuua ja nii edasi. Et selline on siis see meie tänane kasutuslugu või nii, et hea meelega tutvustame kõikidele seda just nimelt sellise onboardingu formaadiga. Aga ma arvan, et siit on hullult hea anda kohe üle sõna võib-olla Tõnisele, kes saab rääkida siis, kuidas see onboarding tehnilisemalt välja näeb. Et ma arvan, et sellest sissejuhatusest praegusest formaadis siin piisab. Kui kellelgi on muidugi küsimusi, siis ma julgustan kohe vahele küsima. Jah, Tõnis ja Karolin võib-olla omavahel siin oli teises järjekorras, aga kumb ettepoole tuleb, et siis lähme edasi. Karolin tuleb. Tõnis tuleb pärast. Okay. Ja, kuna kõik saab alguse tegelikult disainist või et arendus saab siis nii-öelda ka alguse ennem disainist, siis me vahetasime Tõnisega enda järjekorrad ära. Nii, ma jagan ka ekraani. Mina olen siis Karolin ja ma olen UX disainer ja olen tegelikult ka TED-i peadisainer, aga TED-ist me seekord nii väga täpsemalt ei räägi, vaid räägimegi siis kaardirakenduse komponentidest. Ja mina olen siis Bitwebist, kes siis tegi siis need kaardirakenduse komponendid ka, aga Bitweb siis tegeleb ka mitte disainiga ainult ja disainisüsteemidega, vaid ka siis arendusega, millest siis pärast räägibki Tõnis täpsemalt. Ja näitan teile siis täpsemalt, mis disaini poolest siis valmis kaardirakenduse komponentidest ja siis Tõnis räägib arendusest ja ma näitan pisut ka siis dokumentatsiooni. Ma enne võib-olla näitan ka pisut seda, et kus kohas need kaardirakenduse komponendid üldse elavad. Disain on siis tehtud Figmas. Figmas ongi siis hetkel tehiku all siis selline workspace TED-i design system. Ja selle all siis tegelikult elab see TED-i disainisüsteem ise ja siin elavad siis ka need kaardikomponendid ise. Et nagu alguses sai öeldud ka, siis tegelikult kaardikomponente ei olnud olemas ei TED-i disainisüsteemis ega ka Veera disainisüsteemis. Et pigem see, et kelle külge see kaardirakenduste komponendid elama lähevad, see siis nii-öelda, miks see üldse otsus oli siis see, et kaardirakenduste süsteem sisaldab ka pisikesi baaskomponente nagu nupud ja vormid ja muud sellised pisielemendid, mida siis kaardirakenduse süsteem ise uuesti looma ei hakka, vaid siis oligi vaja otsustada ära, et millise disainisüsteemi baaskomponente ta kasutama hakkab. Ja kui nüüd siia sellesse kaardisüsteemi sisse tulla, siis siin on näha ka, ma tegin siia väikse skeemi, et kuidas võib-olla paremini aru saada, kuidas see TED-i suhtleb siis selle kaardirakenduse komponentidega, et siin on siis näha ka, et TED-i Ready on siis siuke suurem disainisüsteem, mille Figma siis tegelikult on sisse võetud siia kaardirakenduse nii-öelda siis disainisüsteemi, kus siis baaskomponendid tulevad siis TED-i Ready'st. Ja samamoodi see arendus on ka siis elab seal TED-i nii-öelda siis Storybookis ja GitHubis, küll aga on sinna siis alla tehtud pesa siis ka sellele kaardirakendusele, et seal on siis eraldi tegelikult kaust, kus ongi kõik kaardirakenduse komponendid. TED-i Ready'l endal on nii Angular kui React, aga praegult kaardirakenduse komponendid elavad siis Reactis, et selle poole peal. Ja
ja dokumentatsioon samamoodi siis on TEDis olemas nii-öelda Zero Heightis ja sinna sai siis loodud ka samamoodi siuke alampesa, mida ma kohe varsti näitan ka. Kaardirakenduse komponentidele tuli siis siuke oma kaust, kus sees on siis iga komponendi kohta siis selle kasutusjuhend. Ja siin on siis näha ka TEDi ikoonid. TEDi ikoonid on tegelikult Materialsi ikoonid, aga see on siis omakorda Figma mõistes eraldi siuke väike disainisüsteem, mis on siis sisse võetud nii TEDi Redisse kui siis ka kaardirakenduse siis komponentide süsteemi. Et siin on jah selline väike skeem, kuidas nad omavahel siin suhtlevad kõik. Aga ma näitangi seda Figma täpsemalt siin. Et siin on siis näha, et on komponendid. Välja suumides on siis pilt selline, kõik on siin ühel lehel kokku toodud ja need kaardirakenduse komponendid on võib-olla pisut teistmoodi kui täiesti tavalise disainisüsteemi komponendid ka, sellepärast et siin ei ole ainult need nii-öelda kaardikomponendid, siis, mis on siis näiteks need aluskaartide valik ja pisikaardid, et siin on hästi palju toodud ka nii-öelda siukeste funktsioonide näiteid. Siin all on siis näha, et erinevate, ma näitan neid ka kohe täpsemalt. Siin all on iga nii-öelda komponendi juurde toodud vaate näide, kus on siis näidatud, kuidas see komponent siis käitub, milline ta välja näeb vaates sees. Ja lisaks siis jah, nendele pisikomponentidele on siis tehtudki siin sellised nii-öelda küljepaneelid, mis on siis kokku pandud siis erinevatest pisikestest komponentidest. Et erinevad rakendused saavad siis tegelikult ise valida ka, et millised asjad nad täpselt kokku komplekteerivad, et võib-olla ei ole sellist jaotust vaja nagu Maa- ja Ruumiametil siis nii-öelda kaustapõhist, et siis saab tegelikult kõik kihid lahtiselt siin kuvada, et see hierarhia või see nii-öelda kihtide sügavus on siis ka rakenduse enda otsustada, et kui detailseks see läheb, aga siin on siis jah hästi palju näidiseid ette tehtud, et millised need siis olla saavad. Siin on ka nii tumeda kui heleda režiimi kohta näidised. Ja siin Figmas on ka, kuigi dokumentatsioon elab mujal, siis Figmas on ka pisikesed kirjeldused siis käitumuslike asjade kohta, siis, mis siis nii-öelda disaineri poole pealt just huvi võiksid pakkuda. Aga siin Figmas saab siis igaüks ise ka ringi käia, et see on lahtine ja see tegelikult on olemas ka Figmal endal on olemas siuke Figma community lehekülg, kus siis pääseb ligi nii TEDi kui ka kaardirakenduse Figmale. Ja siin on siis ka väike sissejuhatus, siin on siis täpsemalt välja toodud, et millised on siis nende kaardirakenduse komponendid, millised on siis mingite konkreetsete funktsioonide näidised, näiteks mõõtmised või otsing või teavitused, et need ei ole enam ainult baaskomponendid, need on siis juba mingid suuremad funktsioonid. Ja mõned komponendid, mis siin disainisüsteemis on, need on siis tegelikult ka selle jaoks, et lihtsalt prototüüpi ehitada, et need tulevad tegelikult rakenduse enda kõhust, nagu näiteks kaardi enda põhjad, et milline kaart välja näeb või siis kaardile märkimise vahendid, et need ka tegelikult siis, need on Figmas siin toodud välja lihtsalt selle jaoks, et saaks siis lihtsalt joonistada. Ja kuidas siin siis nii-öelda näitan ühe komponendi põhjal, kuidas ta siin Figmas on paigutatud, et siin on siis näha seda komponenti ennast, on mõningad näited all. Siin päises on alati siis dokumentatsioonile link. Ma teen selle lahti ka. Dokumentatsioonile ja tegelikult ka Storybookile link. Hüppan uuesti siia Heighti. Ja siin on siis näha Zero Heighti ka, kus siis on lehekülg alustamiseks. See on siis tegelikult jah, TEDi enda siuke suurem dokumentatsioon, kus siis sees elab kaardirakenduste komponentide nii-öelda siis aust, et siin on näha map components. Komponendid on nimetatud iseenesest inglise keeles, aga kogu kirjeldus on eesti keeles. Ja siin on siis näha jah, et igal komponendil on siis dokumentatsioon, lingid Figmasse, link Storybooki, ka näidised, ka vaatenäidis välja toodud ja nii-öelda siis kasutamisjuhend ka välja toodud siia. Et seda saab ka siis igaüks ise vaadata, et see on siis tegelikult avalik. Mõnel on siin rohkem juttu, mõnel on vähem juttu. Ja samamoodi siis Storybook, mida siis pärast näitab Tõnis täpsemalt, ehk siis iga komponendi juures siis on link siia arendusse, kus on siis näha, milline see komponent siis arenduslikult ka välja näeb.
ja siin selle komponendi all on siis tihtipeale näidatud siis, kuidas seda komponenti kasutada. On mingid avatud, suletud vaated ja erinevad variatsioonid siis toodud siin veel vaatepõhiselt. Aga ma läheksingi siis mõningate näidete juurde veel, mis ma siin valmis panin. Üks teema veel, mida ma ennem räägin, on paigutus. Et kes on tuttav XKISS-i, võib-olla seda ka taustana, et siin peamiselt on arvestatud XKISS-i enda vajadusi ja ka 3D siis kaardirakenduse vajadusi, et nende põhjal on tegelikult kogu see komponentide süsteem siin valminud ja need näited valminud. Ja siin on siis näha paigutust, et te võite endale ka XKISS-i praeguse süsteemi kõrvale võtta, et siis on võib-olla hea võrrelda, et kuidas ta välja näeb, et peamised nii-öelda tööriistanupud liikusid vasakule, ennem olid nad seal paremal. Kihtide loogika on endiselt vasakul pool, nii nagu ta ka ennem oli, aga siia tekkisid mõned funktsioonid juurde, nagu näiteks sisse ja välja logimine ja keelevahetus, et sellised asjad vahetasid ka natukene asukohta. Üleval on siis otsing ja tuli juurde siis ka 2D, 3D kaardi rakenduste vahel vahetamise funktsionaalsus, et see tuli ka siia päisesse. Siin on siis tööriistaredaktor, näitan pärast neid vaateid täpsemalt, et see on selline väike layout'i näidis. All on siis navigeerimise nupud, juhul kui neid nii-öelda on vaja kasutada, sest tegelikult navigeerida saab ka hiire rullikuga. Ja siia paremale poole siis avatakse alati siis ükskõik mis funktsioon. Kui see funktsioon sisaldab mingit lisa nii-öelda väljasid või mingit sükest infot, siis see avaneb siia paremale poole. Parem pool on siuke kaduv ja tekkiv. Siis XKISS-ist on ka näha ajaloolised kaardirakenduste nii-öelda sellised pisipildid. Need varasemalt olid siin külje peal, need on nüüd siia alla liikunud, sellepärast, et need moodustavad ka osa sellest aluskaardist ja aluskaart ise on ka siin all. See on oma koha peal, kus ta ka ennem oli, aga siis need ajaloolised kaardid kolisid siia juurde. Ülevaatekaart ja kaardi siuksed metainfo ja koordinaadid jäävad oma kohale alla. Ja mis tuli veel juurde, on siin kõige all siis ajajoon. Ja seda ma näitan ka siis kohe täpsemalt. Mul ongi siin mõned näidised valmis pandud, et mingitest sükestest pisifunktsioonidest, mis siis muutunud võib-olla on rohkem. Et siin on siis näha jah, et siin on siis kõik tööriistanupud, navigeerimise nupud, aluskaart ja külje peal on siis see kihtide nii-öelda siis osa. Ja üks selline funktsioon, mis veidi muutus võrreldes praeguse XKISS-iga, ja see on ka erinevates rakendustes kindlasti erinev, lihtsalt XKISS-is on see hästi mitmetasandiline, oli see, et kuidas neid kihte saab seal sisse välja lülitada. Et ennem sai siis, seal oli siuke checkboxi loogika, et kui sa selle sisse lülitad, siis kuvatakse neid kihte kaardile. Kui sa välja lülitad, siis ei kuvata neid kaardile. Et siin on siis selline võimekus samamoodi alles, et kui sa sisse lülitad, siis kuvatakse neid kaardile, kui välja lülitad, siis ei kuvata. Küll aga on siin all ka XKISS-is praegu, ma ei tea, 3 kuni võib-olla 30 kaardikihti, et tuli juurde võimekus neid kõiki siis ka sisse välja lülitada korraga, ilma et neid peaks ükshaaval siis lülitama. Et siin on siis näha ka, et see sai siis nii-öelda mitte ainult disainilt, vaid siis lihtsalt kasutaja mugavuselt ka natukene paremaks ja funktsionaalsemaks tehtud. Ja samamoodi, kuna seal neid kihte võib meeletult palju olla, siis lisasime ka väikse sükse funktsionaalsuse seda ka kinni panna. Et praeguses XKISS-is seda võimekust ei olnud. Ja näiteks veel, näitan siis seda vaadet ka, et siin ma rääkisin natuke nendest ajaloolistest kaartidest. See vaade ongi selline natuke udune, sest ajaloolised kaardid ongi sellised natukene laadivad ja siia on selline näide pandud. Ja siia alla siis need ajaloolised aluskaardid kolisid siis siia alla. Nende vahel saab siis valida ja vahetada. Ja samamoodi, et juhul kui see aluskaart sisaldab mingeid ajaloolisi kaarte, siis tekib siia alles see lisavalik, mida saab siis lahti ja kinni panna. Et see on ka siis siuke väike funktsionaalsus, mis muutus võrreldes eelmisega võib-olla natukene rohkem, lihtsalt sellepärast, et ta muutis oma asukohta. Siis natuke näitan seda parempoolset akordionit. Ehk siis ennem, kui ma seda layout'i näidist näitasin, siis oli ka näha, et siia paremale poole hakkavad erinevad funktsioonid avanema. Et kui ma siit näiteks teen lahti siis mõõtmise funktsiooni,
siis tegelikult kaardile tuleb siis see hiirele tuleb siis külge see funktsioon, et sa saad mõõtma hakata ja mis iganes väljasid selle käigus või siis funktsionaalsused saab sisse välja lülitada, need siis tekivad siia külje peale. Seda saab siis sulgeda, seda funktsiooni ja avada. Ja mis selle võib-olla muutus on võrreldes eelmisega, on ka see, et siia saab mitu erinevat funktsiooni avada, mis on siis üksteist mitte välistavad. Et näiteks kui samal ajal toimub mõõtmine, aga tahad näha siis kaardi legendi, siis legend avaneb ka siis siia külje peale. Et kõiksugu funktsioonid, mis üksteist ei välista, ehk siis neid saab samaaegselt kasutada, siis need on sellised aknad, mis siis lihtsalt kogunevad siia paremale poole. Ja siin siis näiteks üks funktsioon on veel juures, või näidises mul siis, et kui kaardile klikata, siis tehakse infopäring, et siin on siis näide, kuidas 3 akent oleks siis külje peal kuvatud. Juhul, kui see kogumik läheb siin väga suureks, siis seda tegelikult saab sulgeda ka siin lihtsalt, et kaardile ruumi juurde saada. Ja need saab siis ka ükshaaval kinni panna. Et see on siis selline asi, mis on ka erinev võrreldes praegusest lahendusest X-Kissis. Siis, mis juurde tuli veel, on siis paralleelvaade, et kuna siin tuligi see 2D, 3D omavahel läksid kokku, siis tuli juurde ka vajadus, et 2D, 3D samaaegselt vaadata. Et siin on siis näha, kuidas saab vahetada päises siis 2D, 3D vahel. Aga paralleelvaade tähendab siis seda, et kui kaardil on valitud üks punkt, siis tegelikult kuvatakse seda nii 2Ds kui 3Ds samaaegselt. Küll aga 2Ds, 3Ds saavad olla erinevad kihid, vastavalt sellele kumb pool aktiveeritud on, siis sellele vastavalt kuvatakse külje peal siis nii kihte, kui siis ka neid funktsioone ja joonistusvahendeid. Et see on ka siis tegelikult uus funktsionaalsus täiesti, et mitte siis ainult uued komponendid. Ja veidi muutus siis ka redaktori vaade, et redaktoris olid ennem joonistamisnupud ka natukene teistmoodi, siis nüüd kui minna kaardikihi muutmisse, siis avanevad üles need siis ainult joonistamise nupud, mis on siis vajalikud siis kaardile kandmiseks. Ja siis saab tagasi võtta, edasi võtta, puhastada, aga see on selline tööriistariba, mis tekib ainult siis, kui kasutaja tuleb siis muutmise vaatesse. Siis tuli juurde ka ajajoon, seda funktsiooni ennem 2D rakenduses ei olnud, 3D rakenduses oli olemas, aga see sai ka siis natukene muudetud ja muutub neil ka ühtlaseks omavahel. Et see on ka siin tööriistaribal näha ajajoone nupu all ja siis alla avaneb selline ajajoon. Siia võib panna vastavalt vajadusele, kas siis aastaid, kas siis kuupäevasid või siis on hoopis kellaaja vahemik, et 3D rakenduses saab seal näiteks läbi mängida neid päikesevarjusid ja päikese liikumist . Ja siit on siis ka võimalik manuaalselt hüpata kuskile teise aega mööda ajajoont. Et see on ka selline funktsioon, mis tuli juurde ja see hulgas tuli siis ka see komponent siia juurde. Ja mis tuli veel juurde? Tume režiim, seda ka ennem ei olnud. See siis tuleneb siis TED-ist, et kõik need toonid, mis siin on, tulevad ka siis tegelikult TED-ist kõrgemast siis disainisüsteemist allapoole siia siis laienevad lihtsalt välja, et need ei ole siin uued kuidagi värvid, et need on siis, tulevad siis sealt. Ja näitan natuke mobiili ka. Ma loodan, et on hästi näha, et mobiilis said ka mõningad asjad ümber tehtud, et oleks rohkem käepärasem ja võimaldaks siis rohkem mingeid funktsioone ja nuppe peita ja kuvada, aga samal ajal hoida kasutajale siis piisavat ruumi siin kaardil info saamiseks ja vaatamiseks. Et siin on ka siis külje peale said mõned navigeerimise nupud pandud, siin all näitab siis seda mõõtkava. Aluskaardid on siin saab 2D, 3D vahetada ja siin on siis samamoodi võimalik tegelikult vaate suurust vahetada, et nuppe peita ja full screen'i minna siis välja logimine, sisse logimine on siit ülevalt, otsing on siis siin ja siin on siis tegelikult siuke võimekus ka juhendit saada siis natuke nagu Google Mapsis, et punktist A punkti B, et kuidas siis juhised on. Mul siin on praegu klikatavaks tehtud siis kihtide osa, et see sõidab sellise kaardina alt välja ja siin on tegelikult nupud ja checkboxid pisut suuremad ka, et need tulevad ka siis tegelikult TED-i disainisüsteemist, et mobiilis need oleksid näpule mugavamad klikata
siis need on nagu komponendid on siis pisut suuremad kui desktopis. Ja siin siis on ka näha, et need on siis ka klikatavad. Siin on ka natuke suuremad väljad, otsingud. Ja kõik nupud, mis desktopis olid siis seal sellise tööriistaribana, siis siin tulevad tegelikult täpselt samad nupud, neid on taaskasutatud, aga nad on siis siit alt sõidavad välja siis sellise kaardina. Vot, kas kellelgi on äkki disaini poole peale mingeid küsimusi või ma annan sõna üle arendusele? Kui ei ole, siis Tõnis. Ja aitäh, Karolin. See oli väga põhjalik sissejuhatus. Mina pean küll seda seltskonda ja kuulajaid siin veidi petma selles suhtes, et arendus ei ole üldse nii põnev kui disain ja kui see pool, mida sina näitasid, et mina lähen näitan koodi, aga ma panin siia esimese slaidi peale sellise laheda tsitaadi, mis minule väga südamelähedane on, et tegelikult kogu selle TED-i arenduse jooksul oleme järginud seda põhimõtet, et me, nagu Siret ütleski, et me oleme hästi avatud ja hästi lahtine ja tegelikult see käib siis läbi iga vertikaali alates igasugustest otsustest kuni tegelikult lõpuks disaini ja arenduse koodi tasemeni välja. Et võib-olla ma siit võtangi sellest mõttest kohe üle, et tegelikult selle open source ja avatud lähtekoodi selline põhimõtteline alustala igas selles tarkvaraarendusmaailmas, see on selliseks de facto standardiks saanud, et see on GitHub. Ja ma ei tea, kui paljud teist GitHubi on kunagi kasutanud, aga tegelikult on ta lihtsalt selline koodi repositoorium, kus siis toimub kogu selle TED-i arenduse poole siis tegevused ja toimetused. Ja see mõte tegelikult kogu siis TED-i taga, ma pean nüüd nagu laiendama seda kaardikomponentide teemat nagu TED-i teemadele ka, sellepärast et arenduse mõttes siin ei ole liiga suurt vahet, sellepärast et ta on mõned komponendid lihtsalt lisaks sellele TED-ile, aga tegelikult see protsess kui see ja põhimõte on täpselt analoogne ja täpselt samasugune. Ehk et siin on siis see koht, kus TED-i meeskond ise toimetab, hoiab asju korras, aga selle mõte on see, et tegelikult terve see community saab siia tulla ja panustada ja täiendada ja sellele asjale ja sellele süsteemile kaasa aidata. Ehk et ma siit koodi tasemel ei hakkagi nagu näitama, aga siin sellised põhimõttelised asjad, kus siis selline tegevus käib, on siis siin sellised GitHubis issued, ehk see tähendab seda, et kõik mingisugused lisasoovid kellelgi kuskil on, need pannakse siia kirja. Kui on leitakse mingisugused vead, mingisugused probleemid kuskil, siis need pannakse kirja. Ja see tegelikult ei tähenda, et TED-i meeskond peaks seda lahendama, vaid terve see community või see, kes saab siia sellesse avatud lähtekoodiga rakenduse taha panustada, saab seda teha. Ja siin on siis näha, et neid tegevusi ja toimetusi on sinna järjest tulnud ja erinevatest asutustest on neid ülesandeid siia üles pandud ja neid siis ka jooksvalt lahendatakse, et siit on näha, et praegu on see tegevus ikkagi päris kiiresti aktiveerunud ja aga samas on siin nagu neid kinni pandud tegevusi ka päris palju. Siin järgmise sammuna on näha, et siin juba ootavad paar sellist ülesannet, mis on juba leidnud lahenduse, aga ootab veel sellist mõningast sellist code review'd või sellist ülevaatust, et alati on selle
protsessi juures nagu selline kvaliteet, et ehk siis, et kui keegi kuskil community's arendab, siis keegi teine kuidagi vaatab seda ka üle, et hoida sellist ühtsust ja kvaliteeti. See on lihtsalt fun fact on siin, et siin on 2 seda ülesannet, mis on siin kenasti tegelikult jõudnud, vabandust, vale, tahtsin minna, jah, põhimõtteliselt on õige, et tegelikult ikkagi läksin valesse. Et tegelikult on see, et need on näha, et need tegelikult on siis map komponentide ülesanded, mida on juba siia peale Tedi meeskonna või ka meie meeskonna nagu tuldud nagu täiendama või parandama. Ehk et selles suhtes selline community loogika töötab siis kaardi komponentide puhul ka samamoodi. Aga see on selline arendajate keskkond, kus arendajad, kes siis arendavad neid komponente, kes täiendavad neid komponente, siis väga üks oluline osa on siin sellises wikis ka, kus arendaja tuleb ja saab kohe aru, et mida ta peab tegelikult tegema selleks, et Tedi käima panna. Saab aru sellest, et milline on üleüldse selline arhitektuur ja kontseptsioon sellel Tedi arendusloogikal, kuidas käib sellised versioneerimised ja reliisimise protsessid, ehk et tegelikult kõik selline arendaja spetsiifiline info on siin olemas ja kui teie ka puutute arendajatega kokku, siis suunake nad siia sellesse GitHubi wikisse. Siis see nüüd nagu see pool, et kuidas siis nii-öelda Tedi areneb ja ka kuidas siis kaardi komponendid areneda saavad. Aga teine osa arendusest on hoopis siis nende komponentide kasutamise pool. Ja komponentide kasutamise poole peal on siis meil nii-öelda üles ehitatud Storybook. Et praegu me oleme siin nii-öelda Storybooki avalehe peal, kus on võimalik siis vaadata nii-öelda sellist kahte vaadet, et põhimõtteliselt siis saad vaadata nii Reacti Storybooki kui Angulari oma, et Reacti oma paistab siin ühesugune välja, Angulari oma paistab natukene teistsugune välja. Põhjus on ka see, et kõik komponendid, mis on Reactis, ei pea olema Angularis tehtud ja vastupidi. Aga nii nagu Carolyn ütles, siis kaardi komponendid on siin Reacti poole peal arendatud ära. Aga täpselt, et ainult nendest nii-öelda kaardikomponentidest ei piisa, et tegelikult on see üks selline organism, ehk et kui kuskil on tarvis ehitada mingisugust funktsionaalsust, kus ei ole ainult kaardikomponendid, siis need kõikvõimalikud muud komponendid, mis siin Tedis on valmis tehtud ja valmis arendatud, on kohe kasutatavad. Ma võin võtta siin täiesti tavapärased kõige sellised loogilisemad, näiteks mingisugused inputid ja vormid, on ju, need vormikomponendid, nende erinevad näited, nende siis võimalikud state'id, ehk et kõik sellised asjad, mis siin on loodud, on tegelikult siis nendel kaardi rakenduste arendajatel ka kohe kättesaadavad. Aga näiteks siis ka kaardikomponentidest, siis see, mida tegelikult Carolyn kenasti Figmas tutvustas, et kõik need komponendid on arendatud ka siia valmis. Nad on kõik siis sellised konfigureeritavad ja vaadatavad ja siis nii-öelda arendajatele kohe nagu kasutatavad ka. Et arendatud on nad siis sellise lahendusega, et nad oleksid sellised nii-öelda laiendatavad, ehk et kui kuskil prototüübis on juba tehtud sellised otsused, et kuidas mingi funktsionaalsus täpselt välja näeb, siis siin need komponendid on dünaamilised, ehk et neid on võimalik siis kombineerida omavahel ja siis nii-öelda leida selline olukord, et seda oleks võimalik siis ka
kasutada. Näiteks siin on hea näide on need kaardinupud, eks ole. Siin on kõik välja joonistatud, kõik võimalikud variandid nendest nuppudest ja mõned näited siia ette tekitatud ja tegelikult arendajal on väga lihtne võtta siit show code ja teha põhimõtteliselt copy paste'i oma rakenduses kasutama hakata. Vot, et neid selliseid komponente on siia ette loodud. Siit saab neid kõiki ise näha ja ise vaadata. Aga et sellest tekiks mingisugune pilt ka kokku, siis me oleme loonud nii nagu Carolyn ka Figmas tutvustas ka sellise nii-öelda demo rakenduse, kui nii võib öelda. Et selles suhtes ta ei ole nüüd ütleme, et täiesti funktsionaalne, aga ta on nüüd ütleme siis kokku pandud nendest samadest komponentidest, mida ma seal Storybookis näitasin. On tehtud siis ka selline demorakendus, mis seekord juba on klikitav, erinevatest komponentidest liigutatav. Siit on näha, kuidas ta interakteerub, kuidas nii-öelda nagu sellised võimekused tal toimivad. Kõik need on tegelikult komponendid ja sealt nii-öelda kasutatavad. Ehk et tegelikult kui, see on jällegi samamoodi selle X-Kissi näite pealt, aga tegelikult ükskõik millist rakendust või kaardipõhist rakendust arendajad kuskil kasutama hakkavad või arendama hakkavad, siis neid komponente kombineerides saab seda funktsionaalsust, mida siis disainerid enne ette joonistavad prototüübis kasutades map komponente, siis saavad arendajad ka kohe seda siin mugavalt järgi teha. Ja neid funktsionaalsusi oleme siin siis veidi erinevalt välja joonistanud, et siin on need paremad-poolsed näited ja kui ma siin panen tumeda režiimi, siis automaatselt ta muutub ka tumedaks režiimiks, et järjest selline suund selle peale on, et õhtuti hoida inimeste silmi ja ka veidi energiat kokku sellega. Aga see kõik see funktsionaalsus tulenebki tegelikult TEDist, et sellise kaardikomponentide arenduse juures ei pidanud selle nimel liiga palju vaeva nägema. Siin on ka näha kõik need joonistamise funktsionaalsused ja sellised asjad. Vot kaardikomponentidest veel korraks TEDist rääkides, siis kõikide nende komponentide nii-öelda nagu arengud ja täiendused ja kui community tuleb neid siin ka täiendama, siis meil on kokku lepitud või TEDi rakendab sellist põhimõtet, et nii-öelda kui keegi oma muudatuse on ära teinud ja see on siis ka code review'st läbi läinud või ära aktsepteeritud, siis kohe automaatselt on seda muudatust võimalik enda rakenduses kohe kasutama hakata. Me küll nimetame seda sellisteks nii-öelda RC versioonideks, mis tähendab release candidate'i, ehk et kohe kui uus funktsionaalsus tuleb, siis me anname ta kasutusse, aga ta on veel selline, siis kasutage omal vastutusel või katsetage või proovige. Aga me siis teeme niimoodi, et iga kuu viimasel neljapäeval toimub siis TEDi päris reliis, kus me võtame kõik selle nii-öelda kuu jooksul toimunud arendused kokku. Tegelikult vaatame neid üle ka, teeme release notes'i, kui vaja kuskile ka migratsioonijuhendeid ja nii edasi, et loome sellise nii-öelda struktureeritud lähenemise sellisele reliisidele ka. Ehk et põhimõtteliselt võib öelda, et TEDi areneb iga kuu, aga tegelikult ta areneb kogu aeg jooksvalt. Ja võib-olla ka selline hea mõte või selline veidikene uudne lähenemine, mida väga paljudes muudes kohtades ei kohta, on see, et kui arendajad tulevad arendama oma funktsionaalsust, siis enne veel, kui ta jõuab siis sellisesse nii-öelda release candidate'i staatusesse või versiooni, on tegelikult võimalik
juba seda uut feature'it või siis mingisugust uut komponenti juba nagu enne ka näha, ehk siis tegelikult kõik automaatselt uued asjad tulevad siia dashboardile välja vastavalt sellele, kas ta on siis Reactis või Angularis. Siin on näha, et on üks versiooni uuendus tehtud, siin väga midagi vaadata ei ole, aga tegelikult kõikidest nendest uutest võimalustest on kohe võimalik neid ka visuaalselt hinnata. Et see on hästi hea ja vajalik selleks, et kui näiteks mõne komponendi on disainer joonistanud ja arendaja on selle arendanud, siis kui see nii-öelda code review või sellises review protsessist läbi käib, siis tegelikult üks osa on see, et saab koodi üle vaadata, aga tegelikult saab üle vaadata ka sellist visuaalset pilti, et milline see komponent on, kas ta vastab disainile ja nii edasi. Ja meil on siin ka arendajatele suunatud selline sektsioon, kus me nii-öelda oleme ära nimetanud sellised nii-öelda nimetatakse definition of done'iks, et mis tähendab, et kui TEDi komponent või TEDi arendus on valmis, et ta peab vastama mingisugustele kriteeriumitele, mingisugustele tingimustele ja need on siis nii-öelda, need tingimused on siis seatud nii disainile, arendusele, testimisele ja ka sellistele community komponentidele, millel on võib-olla natukene nii-öelda lihtsamad kriteeriumid, aga tegelikult kõik see kokku moodustabki TEDi ja selle TEDi kvaliteedi. Vot, minu arendajatele suunatud jutt püüdsin mitte liiga tehniliseks minna, aga ma arvan, et selline ta võiks olla. Juttu jätkuks kauemaks, aga võib-olla nägi küsimusi hoopis ja siis ma saan võib-olla täpsemalt rääkida. Jah, küsimused on visad tulema. Aga ma ütlen seda, et kui küsimusi kellelgi on mõttes, aga ei julge sellises suures ringis välja käia, siis alati võib võtta ühendust ja pärast hiljem küsida, et hea meelega räägime ja vastame. Et meil tegelikult keegi vist ei maininud, aga TEDi ja kaardi komponentide jaoks ka meil on siis avalik Slacki workspace, kus tegelikult saab jooksvalt rääkida, ehk see on siis sellise TEDi seotud teemade jaoks, et on sinna ka võimalik liituda, aga selleks liitumiseks peaks Siretile teada andma siis. Ja, et kui keegi tahab liituda Slackiga, siis meil on see domeenidega piiratud, et päris igaüks ei tuleks ja Gmaili sinna ei saa lisada, ehk siis peab olema mingisugune töömeil, millega ollakse seotud. Hästi palju domeene on juba seal kirjas, aga igaks juhuks, kui keegi soovib, siis võib mulle märku anda ja siis ma saan liitumislingi panna kas või sellesse samasse koosoleku chati ja see jääb siis kõigile kättesaadavaks. Hästi, aga ma siis näitan ka paari slaidi selle tuleviku kohta, kuidas Maaeluruumiamet siis seda tehtud tööd plaanib kasutusele võtta. Nüüd jah, mõned kordused, et see tehtud töö siis on õigemini siis hakkama arendama seda X-KIS 3D toodet selle põhjal, mis baseerub tänase X-KIS 2 ja ehituse 3D kaardirakenduste või kaardirakende lähtekoodidel. Ja eesmärk on saada siis keskse koodihaldusega mitme arendajaga kaardi akna tarkvara, mis siis, mille arendust koordineerib Maaeluruumiamet ja jooksvalt siis siin ameti hallatavate infosüsteemidesse kasutusele võtta X-KIS 2 kui eraldiseisev kaarditoode, aga sealt siis samm-sammult ehituse platvormi EHR-i plaanis mapis, mis siin süsteemid sinna peal on ja mis sinna peal liiguvad, hakkaks kasutama seda sama kaardirakent ja sealt edasi ka maatoimingute platvorm, ehk siis jõuda Maaeluruumiameti poole pealt
kasutajate poole siukse ühtse kasutajavisuaali ja kasutajakogemusega. Ja suurem eesmärk, et riigi infosüsteemid võiksid seda kaardiakna tarkvara kasutusele võtta. Et just see ühtne kasutajakogemus, koordineeritud arendus, kokkuhoitud arenduskulud, hoolduskulud kaardiakna osas oleksid siis riigis väiksemad. Ja siin on ka see Oglesis, kus see praegu see, mida Tõnis näitas, see prototüüp või see väike visualisatsioon on üles pandud. Ja sammud, mis siis praegu toimub, see esimene nüüd analüüs, mida täna tutvustasime, on siis valminud. 2 analüüsi on hetkel töös, on teenuste osa analüüs, ehk siis mille kaudu andmed on kättesaadavad ja kasutajaliideste ühendamise analüüs ehk sellesama XPIS-i ja ehituse 3D kaardirakenduste kasutajaliideste ühendamise analüüs, mille alusel siis, kui need valmivad novembri lõpus, nende 3 siis analüüsi põhjal hakkame seda XPIS 3D välja arendama. Teenuste platvormi ja kasutajaliideste arendust. Ja selline ilus eesmärk on jõuda juurutamiseni juba järgmise aasta lõpus, et järgmine aasta võiks tulla siuke tihe intensiivne arendusaasta selles osas. Et lühidalt minu poolt ka kõik, et nüüd on see diskussiooni osa ette nähtud, kui nüüd on küsimusi, võime arutada, vastata, ootame minuti või siis tõmbame joone alla, et see salvestus läheb siis ka järelvaadatavaks ülesse. Mina omalt poolt igatahes tänan kõiki ettekandjaid ja kõiki osalejaid, et suht lühikese ettevõtmise ajaga sai meid see päris palju kokku, et ja sai olulist sõnumit levitatud. Mina küsin, et see ei puuduta vist ainult nüüd mitte kaardikomponentide disaini, vaid disainisüsteemi üldisemalt, et kui lubatud on sellised rakenduse või süsteemi spetsiifilised muudatuste tegemised TEDisse. Isegi ja sellised, mida ei ole plaanis näiteks sinna tagasi laadida GitHubi. Et kui näiteks mingi süsteem tahab sinise värviskeemi asemel kasutusele võtta hoopis rohelised. Ma arvan, et ma vastan ise äkki sellele küsimusele. Väga hea küsimus. Näitan korraks ka veel tuttavat lehte ja GitHubi wikit. Et meil on tegelikult nii-öelda arhitektuuriliselt mõeldud ja tegelikult seda kasutab ka täna TEHIKus terviseportaal. Ehk et kui juhtumisi on tegemist kas väga suure rakendusega või veidi spetsiifilisema rakendusega, siis võib nii-öelda lahendada seda, ütleme siis kasutada disainisüsteemi kahte erinevat moodi, et kui tegemist on sellise lihtsa rakendusega, siis põhimõtteliselt otse, aga kui on selline keeruline ja suurem rakendus, siis võib siia vahele ju teha tegelikult oma sellise nii-öelda disainisüsteemi vahekihi. Ehk see tegelikult on see 2 otstarbeks. Ühtepidi on see, et sul oma rakenduses tekivad ka sellised veidi universaalsemad komponendid, mida sa oma rakenduse erinevates nii-öelda mikrofrontendides tahad taaskasutada.
sa saad neid siis selles vahe nii-öelda library's siis realiseerida ja igal pool kasutada. Aga tegelikult teine mõte sellel on see, et sul on võimalik ka selliseid näiteks värvimuutujaid üle kirjutada. Kasutada küll TEDi seda nii-öelda library teeki all, aga selles kihis selle üle kirjutada ja sinu rakendused on siis vastavalt sellele nii-öelda muutunud ja juba siis nagu igal pool muutunud. Ja siis on see, ja siis võib teha seda ka mitmes mõttes, et sa võid kirjutada värvi üle, sa võid kirjutada üle näiteks mingisuguseid paddinguid või vahesid. Mõnikord on mõnes ametniku rakenduses võib-olla on vaja vorme teha veidi kitsamate vahedega, kui võib-olla TEDis planeeritud on, et rohkem infot mahuks lehele. Et tegelikult need use case võib olla päris erinevaid, ehk et nii-öelda arhitektuuriliselt on siis mõeldud sellise vahekihi peale. Loomulikult on võimalik seda siis ka nagu oma rakenduses ka tegelikult ülekirjutamist teha, et see ei ole nagu probleem, aga kui juba tegemist on suurema rakendusega, siis me soovitame sellist pisikest vahekihti siia. Aga ma lisaksin juurde ka selle, et seda on küll võimalik teha juhul, kui hange näeb ette, et tuleb TEDi kasutada nagu TEDi disainisüsteemi, siis tegelikult sellised nagu täiesti värvimuudatused justkui ei oleks sobilikud, sest TEDi enda värv ongi siis veerast tulenevalt ka sinine ja ühesõnaga, et liigset sellist visuaalset muudatust tegelikult ei oleks põhjendatud teha. Küll aga seda on küll hea teha, et teha sellised nagu ka disaini mõistes sellised vahe enda lokaalsed disainikomponentide süsteemid, kuhu siis sa saad ehitada mingi suurema komponendi, mis sisaldab siis TEDi komponente, näiteks nii-öelda väiksemaid TEDi komponente, aga sa ise ehitad mingi suurema komponendi nendest kokku. Aga et need värvimuudatused ja asjad, on võimalus on seda teha küll, aga et kas seda peaks tegema, et see sõltub seda, et oleneb kas kuskil hankes, kuidas on täpselt määratud, et kui palju peab TEDi jälgima. Kas selle peab kellegagi kooskõlastama, kui siuke hange näiteks on community'ga? Ma ei tea, see on tegelikult päris hea küsimus ja ma isegi vist veidi jääks selles osas vastuse võlgu ja võib-olla suunaks seda vastama äkki Joeli, sest küsimus on ka selles, et millise disainikeele või suuna võtab terve riik. Ehk et kas terve riik soovib näha oma nii-öelda teenuseid ühtsena või on seal mingisugused variatsioonid. Me täna veel seda liiga täpselt ei tea, kuigi ma nii palju tean, et mõeldakse küll selle peale, et tavakodanikuna ma võib-olla ei pea aru saama täpselt, milline ministeerium mind teenindab, et tegelikult see disainikeel võiks olla ühte nägu. Ja disainikeele suur argument on siis nii-öelda värvid ja typograafia, eks. Ehk võib-olla ei oska meid ka nagu juurde aidata siin koos. Ja ma loodan, et ma just oleksin soovinud, et sa lisad juurde ka seda vaadet, et lisaks sellele võib-olla tegevusvabadusele, et kus kohast need piirid ette tulevad ja võib-olla saadki hiljem sellele juurde lisada, aga omalt poolt ja võib-olla Siret saab juurde kommenteerida. Tahaks rõhutada seda, et mis puudutab näiteks vähemalt avaliku sektori siseselt kaardikomponentide kasutamist, et kogu disainisüsteemi riigiülese juhtimise eesmärk on taaskasutus, ühtne arendus, kogukonnapõhine arendus ja saavutada selle läbi ka kulude kokkuhoid. Üks ämber, mida me peame vältima, on muidugi see, et tekivadki need hulgaliselt erisoove ja seda taaskasutust jääb aina vähemaks või et me ei suuda neid erisoove või juurdearendusi tagasi kokku juhtida. Ja Sulevi nagu täiendav küsimus oli hästi asjakohane, et kuidas siis juhtida neid arenduspartnerite või osapoolte erisoovide täitmist ja ootusi. Ja siin on, ma arvan, kaks olulist osapoolt. Üks on tellija ja teine on siis saaks olema riigiülese disainisüsteemi tuumiktiim ehk siis TEDi tuumiktiim.
et esiteks tellija peab ise suht selgelt need ootused ära kirjeldama, et TEDi rakendamine saab olema kindlasti üks baasootus, aga arvestama sellega, et tõenäoliselt tekivad seal projekti sees jooksvaid küsimusi, mida tuleb lahendada ja siin on selleks nõustajaks vastas TEDi tuumiktiim, kellega tuleks need otsused läbi arutada. Ja riigi vaatest on meil pigem hoiak, et teeme juurde neid asju, mida on vaja juurde teha ja mida ei ole. Need asjad, mis juurde luuakse, loome need niimoodi juurde, et teised saaksid neid taaskasutada, juhime need tagasi teistele kättesaadavaks ja proovime vältida liigseid erisusi, sest et see kõik lõpuks tekitab juurde kulu ja see kogu disainisüsteemi ülalpidamise otstarbekus väheneb. Et riigipoolne vaade ikkagist on see, et meie tellijatena peaksime hoidma tervikut ja me peaksime juhtima neid ootusi ja nende otsuste tegemisel jällegist on TEDi tootemeeskond selleks valideerijaks ja kindlasti peab siin olema tellija ise ka piisavalt tark, et see alguses tellimusse sisse kirjutada. Aga tõepoolest seda küll, et riigiüleses pildis kõikide nende selle toe või tugiteenuse ülesehitamine võtab natukene aega, et esmalt me tegeleme siis sellega, et luua selline riigiülese disainisüsteemi juhtimismudel, haldusmudel ja sinna juurde siis mehitame ka TEDi meeskonda suuremaks ning siis töötame välja ka need toetavad teenused, aga igal juhul täna võite siis juba teada seda, et nende küsimuste korral siis saab TEDi tuumiktiimi poole pöörduda. Ja mul väga palju lisada pole, et ma selles mõttes nõustun väga nii Joeli kui Carolini öelduga, et see ühtsuse hoidmine ongi, ma arvan, nagu riigiüleselt, mis Veeraga võib-olla kõige rohkem juhtuski, et see jooksiski kreeni, et kõik hakkasid tegema oma asja. TEDi on ka tegelikult otsene tulem sellest oma asja ajamisest. Et ühel hetkel meil ei ole vaja jälle taaskord mingisuguseid uusi TEDisid igale poole, igasse majja, et lõpuks on see, et jah, erisused on vajalikud ja need on natukene võib-olla vanade süsteemide problemaatika, et meie majas ka terviseportaal tegelikult läks oma component library peale põhjusel, et mina nimetan seda 1 piksli probleemiks, sest tõesti need erisused on väga väikesed, mis on terviseportaali disainis ja TEDi disainis. Ja nad kasutavad väga palju jätkuvalt TEDi komponente, aga neil on mõned erisused ja need tulevad sellest, et nad on põhimõtteliselt mobile first, ehk siis nemad panidki aluse nagu TEDi mobiilivaadetele, aga meie siis enda nendes üldistes komponentides järgisime rohkem neid WCAG reegleid ja suuruse nõudeid. Ja seal on mingisugused need siuksed nagu kasutusflow'd või vaated terviseportaalis, mis siis vajasid 1 piksel väiksemat näiteks mingit raadionuppu või mingit klikatavat ala, et ta näeks neil täpselt selline välja, nagu see on alati näinud, et selline, nagu nad selle lõid. Ja seetõttu ka nad kolisidki eraldi library peale, et neil on endal natukene lihtsam majandada ja nad saavad ka siis läbi selle kontrollida, millise TEDi versiooniga nad kaasa lähevad, et nad ei pea kohe hüppama iga uue versiooni peale, vaid nad saavad natukene siis seda puhveraega, et seda suurt süsteemi siis nii palju kui vaja järele aidata ja siis tulla võib-olla 2 versiooni hiljem TEDile järele. TEDi siin reliisid toimuvad iga kuu viimasel 4 päeval, mis tähendab seda, et praegusel hetkel on arendustempo olnud võrdlemisi madal ja me pigem teeme nagu ettevalmistusi selleks üleriiklikuks liikumiseks. Aga kui me saame järgmisel aastal digipöörde rahad töösse panna, siis me kindlasti ka arendustempot taaskord tõstame, mis teeb suurtele ja juba toimivatele süsteemidele lihtsalt
sammu hoidmise keerulisemaks ja see on ka üks põhjus, miks terviseportaal on eraldi. Et need ei ole ainult need põhjused, et ma tahaks teist värvi olla või mul ei ole ühte konkreetset komponenti, et tegelikult komponentide vajadustega me väga nii disaini kui arenduskomponentide vajadustega me väga soovime, et inimesed pöörduksid meie poole just nimelt tuumiktiimiga arutama seda vajadust, kas seda võiks olla vaja teistes arendusprojektides ka või mitte. Kui see on tõesti niivõrd spetsiifiline, et teda ei ole mõtet tõenäoliselt mitte kunagi TEDi community'sse panna, siis ta võib tõesti olla kuskil eraldi library's. Aga kui tal on vähegi potentsiaali kas või, ma ei tea, 3 projekti küljes istuda, siis ta võib olla ka seal TEDi community komponentide nimekirjas ja seal on ta kõikidele kogu aeg kättesaadav, kui keegi näeb, et see on just, siin on mingi osa, mida ma saaks kasutada või see on just see, mida mul vaja oleks, ma ei tea, mingi uue komponendi ehitamiseks, siis tegelikult me alati ikkagi nagu toetame seda, et community'sse jõuaksid asjad, mitte ei istuks eraldi nagu süsteemide kõhtudes. Et jah, erisused on riigis jätkuvalt teema, sest et ma ei tea, keegi vist ilmselt ei kujuta ette, et kiirabi hakkab olema sinine kiirabileht, aga nad saavad kasutada siis just nimelt siis seda erisust, et nad võtavad omale library alla, nad uuendavad seda küll kogu aeg, aga nende siis värvimuutuja näiteks punane või värviskaala ja TEDis saab ka luua by default veel erinevaid nagu nii-öelda värviskeeme ja need tõsta siis sinna core teki kohe ja seda saab rakendada siis, et sa valid ise, et kas sa tahad olla selles punases skeemis või sa tahad olla selles põhiskeemis. Et neid asju nagu on võimalik teha, aga suur sõnum, aitäh Joel, räägime tiimiga, meil varsti kasvab tiim, meil tuleb Maiaga disainer, kes saab siis hakata kõikidel nii liituvatel kui uutel alustavatel projektidel silma peal hoida ja nende komponentidega nagu tutvust teha, mis on juba kusagil loodud ja nii edasi, et siis ühtse pildi hoidmine. Lisaks võib-olla lihtsalt 2 mõtet juurde Siretile, et iga tellija peaks arvestama, et kui ta hakkab oma arendusi peale tegema, et siis see tähendab talle ka ülalhoidmiskulu ja selle eest selle kuluga peab arvestama, aga keskse teegi mõte ongi siis selles, et see ülalhoidmiskulu või ka arenduskulu on nagu jagatud ja see vähendab igale tellijale asja ülesehitamist. Ja teine on, ma arvan, see, mida võib-olla korraks veel üle rõhutada, et mingid baasprintsiibid peaksid jääma samaks. Et see värvi muutmise küsimus on selline, muutub selliseks juba anekdootlikuks natukene, et meil on justkui nagu 15 erinevat versiooni sinist. Et siin tuleb väga kriitiliselt otsa vaadata, et kas need muutusvajadused, mida soovitakse, on üldse põhjendatud või mitte. Ja siin aitabki keskne tiim nende vastusteni jõuda, ja lihtsalt võib-olla nii poolnaljaks, et me teame, et kiirabi värv on kindlasti punane, aga et kas kaardirakendusel peab olema seda punast värvi, see ongi see küsimus, et see ei pruugi olla vajalik nii-öelda asutuse identiteedi väljendamiseks. Nii et, aga need on sellised laiemad küsimused, mis tõesti tuleb kõik suures riigiüleses pildis nagu ära lahendada, et mis on need baasasjad, mis peaksid jääma infosüsteemides samaks ning kus siis see variatiivsus võib sisse tulla ja need on veel riigiüleses vaates väljatöötamisel. Aga jah, et teatud baasi me peaksime kindlasti koos hoidma ja pigem väga üksikutel juhtudel erisusi tekitama ja kui me erisused teeme, siis need on laiendatavad mingis mõttes ka kõigile. Ja siin võib-olla ka Maa-ametil ja on nii-öelda selle terviku, see kaardirakenduse terviku kooshoidmisel ka oma roll ja eks me siis ka riigiüleses juhtimismudelis selgitame välja, kuidas osapoolte need vastutused jagunevad, aga sellega ma lõpetan praegu. Siin on, ma arvan, ka hea koht nüüd seminarile ka joon alla tõmmata. Chatis on ka üks küsimus veel värvide kohta. Kas värviskeem ei saa kuidagi olla stiiliga seotud, mitte koodi sisse kirjutatud?
värviskeem tegelikult ei ole koodi sisse kirjutatud, et tegelikult ta värvi nii-öelda need muutujad tulevad üldse Figmast ehk et nad on Figmaga sünkroonis. Aga jah, neid on võimalik siis koodis üle kirjutada, kui seda on soovi ja üle kirjutada mitte kõike, vaid ka ainult seda, mida on oma mingisugust kohta või spetsiifikat. Aga stiiliga seotud, see on tunnetuse küsimus, et aga tegelikult jah, kõik algab disainist ja Tedi võlu selles suhtes ongi, et ta on hästi palju, nii palju kui võimalik on arendus Figmaga ja ehk disainiga sünkrooni pandud automaatselt käima. Aitäh, Tõnis! Rohkem küsimusi näib praegu olevat. Veel kord siis aitäh kõikidele ettekandjatele ja kõikidele kuulajatele ja siis mõne aja pärast saab seda kõik järgi kuulata. Et hoiame siis ühte nägu tulevikus veebilehtedel ja ka kaardil.